Osad päevad on väga rasked. Nii rasked, et ei tahagi püsti tõusta tegelikult ja midagi üldse teha. Aga seda tean ainult mina, seda ei tea teised. Kunagi ma mõtlesin, et mul ei ole mõtet sellest kellelegi rääkida ja hakkasin lihtsalt neid asju ja tundeid enda sisse koguma, sest ma arvasin, et mitte keegi ei ole võimeline nendest aru saama. Kaasa arvatud mina ise. Kuidas on keegi võimeline aru saama asjadest, millest ma ise aru ei saa. Ja eriti see füüsiline pool, et protsessid, mis kehas toimuvad sellel ajal näiteks, kui on ärevushoog. See on selline tunne, et sa tegutsed aga läbi raskuste ja su kehas, minu kehas, mul on hästi ebamugav olla. Kõik on võimendatud, ma tunnen kõike 100 korda rohkem, kui ma muidu tunnen. Valgus, helid, mu enda tunne minu enda kehas. Samas mul on siuke tunne, et nüüd kohe-kohe hakkab midagi juhtuma, aga mis juhtuma hakkab? Ja ekstreemne variant on sellest paanikahoog, kus ongi selline tunne, et ma olen hulluks minemas, ma suren ära, kõik on nii veider. Õnneks ma tean, et kõik läheb üle, kõik möödub. Nende aastatega ma olen seda õppinud. Et kui läheb hulluks, siis tead, et alati on sellel lõpp. Ja ma nüüd olen lihtsalt leppinud sellega, et mõnikord need asjad tulevad tagasi. Samas ma teen kõik selleks, et lihtsalt iga päev uuesti püsti tõusta. Uuesti teha neid tegevusi, mis mulle isegi ei meeldi. Näiteks iseenda eest hoolitsemine, see on minu arust kõige tähtsam asi. See on punkt 1. Kui ma iseenda eest hoolitsen, siis on kõik asjad paremad ja tulevad paremini välja. See on muidugi raske järgida, sest distsipliini tekkimine nõuab aega ja sellises olekus on selline tunne, et ei olegi aega. Ja ma olen ka leppinud sellega, et tuleb ka tagasilööke, tuleb ka sellised tagasilööke, kus ma lähen isegi kaugemale sellest punktist, kust ma alustasin. Ja mõnikord võibki juhtuda, et ma olen jälle nädal aega kuskil augus või isegi kauem. Ühte ma tean, et ma olen sellest alati välja tulnud. Olgugi, et see protsess on kestnud tegelikult aastaid. Ja mul annab lootus see, et ma olen ise selle aja jooksul väga palju muutunud ja ma usun, et seda saab teha igaüks. Meil on muidugi elu poolt väga erinevad kaardid kätte mängitud ja väga erinevad kohad, kus me oleme praegu. Aga ühte asju tasub meeles pidada, et kui sa maha kukud, tuleb alati püsti tõusta, paraneda ja lihtsalt edasi minna.